No nii, tere tulemast tagasi. Natuke on vett juba merre voolanud, aga siin me oleme jälle. Vahepeal on igast actionit juhtunud. Ehk siis latitud kott on mul veel olemas, aga lepingut mul enam ei ole. Ehk siis ma arvan, et enamus juba teate seda, et ei ole. Ehk siis nüüdsest siis sõlmisin lepingu siis Team Heatlandiga, nii et mis hetkel lubab siis mul visata mixbagi. Nii et tänane video tulebki sellest, et mis meil siis siin kotis võiks olla. Paar ketast ma panin sinna kohe juba sisse, olen neid veits loopinud juba, aga päris palju kettaid on, mida ma tahaks proovida. Ja kui ma nüüd ausalt üles tunnistan, siis tegelikult ma olen juba ühe korra seda videot teinud. Aga kuna mu mikrofon ei töötanud ja see video oli niimoodi, et mul jällegi pool pead oli kadunud, siis ma tulin tegin uuesti seda video. Ehk siis ma mõndasid kettad olen juba visanud, ma tean, mida teevad, aga vaatame siis üle, mis kettad ma täna viskan ja siis kuidas nad lendavad. Ja mis ma neist arvan. Nii et let's get right to it. Asume siis asja kallale. Esimene ketas Berg. Kunagi viskasin seda, siis ei saanud seda visata, aga ta on üks hea ketas ja esimene asi, mis ma proovisingi, või esimene ketas, mis ma tagasi võtsin, oligi Berg. Ehk siis ta ei asenda slammerit, aga ta asendab niisugust slot, mis on sirgeks foreks, nagu backeriga saab ka visata, aga seda võid harjutama. Aga hetkel ta mahub siis sinna, et ma viskan teda forega ja viskan tugevalt ja siis ta lennab suht sirgelt. Umbes täpselt niimoodi. Nii kui natukene haiserit peale jätad, siis nagu hakkab kiiremini minema, aga muidu üldiselt on väga hea sirge ketas. Järgmisena Glitch. Jällegi, kui Beatli usku nagu ma olen, siis kui Glitch välja tuli, siis ma tahaks visata. Päris pikalt suutsin tegelikult näpud eemal hoida, aga mõni trennile näiteks proovida. Päris meeldis. Meenutab natuke rohkem ketast ja tegelikult päris hea ketas. Mulle meeldib. Beatlil on oma koht õppimisel, aga Glitch on siis, mida ma julgeks võib-olla rohkem reaali kasutada. Üks soft Mercy on mul ka, mis täidab suht sama slotti nagu see Glitch, aga vaatame, kui sirgelt see Glitch siis ka lendab. Praegult paningi kerge haiseri peale ja terve tee hoiab seda nurka, nii et täpselt see nurk, mis sa talle annad, niimoodi ta lendabki. Ja ma ütleks, et see on mul ka kotis olnud, väga palju teda kasutanud ei ole, mis võistlusolukorras polegi korda kasutanud. Aga ma näen, et see võib olla üks ketas, mida kuskil kasutada. Järgmisena siis varblane. Jällegi saan öelda, et olen seda visanud ennem. Mulle väga meeldib see ketas, ma mingi aeg tahtsin väga seda endale kotti panna, et lihtsalt sellega drive'ides see oli nii hea. Soft plastikust mulle softid väga meeldivad. Lend hästi stabiilne, lõpus tuleb ilusti tagasi ka veel ja enamus inimesed, kes mul trennis on proovinud seda kunagi, siis tegelikult nad kõik imestavad, et kui hea ketas see on. Ja Mats Eilsalu, tead, tema soovitas pole varblane kotti, ma ütlesin, mul pole varblast, aga ikkagi kaotatud leitud ketaste kastist ühe leidsin. Nii et saan näidata siis, kuidas see ketas lendab. Veits tõmbasin sinna paremale, aga läks terve töö otse, kerge haiseri peale, terve töö otse ja siis lõpus tuleb hästi natukene veel tagasi. Et väga hea usaldusväärne ketas, nii et ma arvan, et see on ka niisugune potentsiaalne, mida võiks kotti panna. Siis Bass SS. Jällegi, ma ei tea kui kaua, mingi 6 aega ilmselt autos vedelen, keegi lubas järgi tulla, tutkite on ju. Aga siis saab näidata, kuidas see lendab. Kuna ma ütlesin, et ma eelmine kord juba viskasin seda, siis
see oli niuke ketas, mis mul tuli suht halb ise, aga ma tahtsin seda uuesti visata ja ma ei visanud seda uuesti, nii et nüüd on hea võimalus visata. Et tundus ka niuke ülihea niuke point and shoot, et väga ei flippinud ja lendas päris hästi. Ja Trilogist nagu väga, ma ütleks, käes midagi sarnast ma ei ole tundnud, et päris mõnus on käes. Oi kui hea, üliväike flip tuli ja sirgelt. Ja no enne kraavi natukene tuli maha, aga see oli räigelt hea. See esimene kord ma ei saanud nii head visat, seekord ma sain täpselt niisuguse viskan nagu saaks. See oli väga hea, see oli väga hea. Jälle potentsiaalne kandidaat. Enne kui ma Trilogisse läksin, siis mul üks lemmikketad ja Joosep Stomma lemmik oli ka TX Dragon. Sellega saab ikka igast pulli teha. Kui ma Trilogisse läksin kassi, ütlesin Markole, kuule, anna mulle kõige lahjem ketas, mis seal üldse on. Siis me kuskilt leidsime sealt ühe Retro Diamondi. Pärast seda on Retro Diamond olnud go to pill, aga enne seda oli siis TX Dragon ja viskame seda siis samamoodi nagu Retro Diamond, ehk siis granaadiga. See tegi täitsa valet asja pöörd. See ei pidanud üldse niimoodi lendama. Ma ei saanud aru, mis siis juhtus, kas ma viskasin nii halvasti või. Las see Dragon praegu teada, et teda ma kotti ei pane, ma arvan, et jääme Diamondi juurde. Aegased kettad said otsa. Leopard 3. Kellegi oma jälle leidsin. Pole jälgi tulnud, ei taha tagasi ka. Saab proovida videoks, nii et vaatame, mis see kujutab endast siis. Veits vales suunas lendas, ma eeldasin, et ta on natukene lahjem, aga jällegi päris hea tundus käes. Lend tundus ka päris hea. Ei huvitav, ma olen üllatunud. Nii, Roadrunner. See peaks nüüd küll lahja olema. Seda proovime visata küll haisest välja. Käes tundub suht mugav. 9.5 -4.1. -4 peaks nagu väga lahe olema. Rollerit me täna visata ei saa, muidu ma viskaks, aga paneme siis haiselis välja, vaatame, kuidas lendab. No päris hea lennuk ju. Päris kraavi ei lennanud, aga haiserist välja ja päris kena asja tegi. Kuidagi need innovad käes tunduvad jube mõnusad. Ma ei teagi, reliis on kuidagi teistsugune ja täitsa mõnusad on. Ja miks ma seda räägin, on see, et järgmisena võtan siit välja Star Eagle'i. Siin on peal Eagle'i, Pauli ja Simoni autorammid. Aasta oli siis mingi 2018, kui nad käisid sinna lauluväljakul oli see võistlus ja see ketas ma, nagu ma ütlesin eelmises videos, ma tegin ühe korra juba veel seda videot, pärast võib-olla näete veel või enne, aga see ketas üllatas mind kõige rohkem. Spoilers. See oli mu üks lemmik, et käes on üli hea. Kristo Vaikmaa lemmik, sellepärast võib-olla on ka nagu emotsionaalne side, et Kristo ikkagi legend oma viisi, aga ma näitan siis, kuidas see lendab. Niimoodi ta kohe kindlasti ei lenda. No, see võiks üle kraavi lennata. No kraavi kindlasti. Champion Destroyer. Seda pole kunagi visanud.
eeldaks, et on kange. Champion võiks kangem. Jällegi veits pehmem olla plastik. Suve võib olema hea, aga vaatame, kui kange on. Ma sellega lähen siit paremalt Haiseriga. Või siis paneme siit veits annukat. Okei, paneme kerge annukat siit. Okei, nii kange ei olnud, kui ma eeldasin. Destroyeri kaalu ei leidnud, aga tundub, et see äär on kergelt mulline, et võib-olla see on mingi kerge Destroyer. Aga annukast ta ei saa töönud, nii et proovime Haiserisse. Vales suunas, aga Haiserist õnnes palju paremini. Aga mis on kange, on see D1. Jällegi spoilers. Ma olin väga imestanud, kui ma seda viskasin. Ma viskan selle samasuguse annukaga. Siis te ise näete, ma arvan, kui kange see on. Et see Proditsit ma üldiselt nagu ei tahaks kotti. Aga see oli täitsa kange. Aga kangete ketastega üldiselt mul on kõik olemas, nii et seal väga ruumi ei ole. Aga näitame, kui kange see oli siis. Ilusti tuli tagasi, terve tee võitles, et tunduvalt stabiilsem oli kui see Destroyer. Ma ei tea, kas see Destroyer oli katki või mis tal oli. D1. Seekord viskan Haiserist. Äkki on näha, kui kange siis on. Ilusti tuleb sealt. Ja. Et D1 üllatas mind jälle. Proditsi ikkagi üllatab. Seus. Olen visanud teda juba. Päris hea nüüd lennuk. Haiserist välja teeb kerge flipi püsti. Läheb üle. Jällegi ma ei tea, kas mind juba selle Discraftiga häirib see, et siin on need kirjad, hakka otsima, kus sa kinni saad võtta. Et mulle see väga ei meeldi. Aga raskel ajal saab hakkama. Aga lennu poolest oli päris hea. Niuke ei ole liiga lahe, ei ole liiga kange. Vaatame. No see tehnika oli nagu ta oli. Niimoodi käitub iga ketast lahjalt. Aga täitsa niuke, ma ei tea. Seda ma ei ütleks, et ma kotti paneks. Seus. Saime teada, et talle halva tehnikaga ta ei lenda. Nii et proovime visata normaalse tehnikaga Haiserist välja ja vaadata, kus ta lendab. No nüüd läks ilusti Haiserist välja. Läheb üle. Natuke kõrgust juurde oleks tagasi tulnud, aga ei tea. Natuke jätab külmaks. Aga mille ma panen kotti ilmselt on see Wraith, mis oli üks mu lemmikuid eelmisest korras, kui ma filmisin. Käes ülimugav jällegi. Reliis tuleb jumala mugavalt. Ketas lendab päris kaugele Haiserist välja, nagu mulle praegu meeldib visata. Ja flipi ja tuleb tagasi ja eelmine kord ma sain sellega rahulikult üle kraavi, mida ma enne poolt teinud. Täna, okei, ühe korra olin, aga täna mängul tuli ka üks päris hea joon ja sain ka üle, aga nagu see Wraith lendas palju lihtsamalt lendas üle, nii et vaatame, mis täna teeb. Hea kätas. Natuke palju Haiserit. Ei flipinud nii palju üle. Aga jube mõnus on temaga visata. Nii et päris huvitavad kettad. On huvitav proovida vahelduseks mingeid teisi kettaid. Ja mõnes mõttes, heas mõttes üllatada siis.
et kui hästi need lendavad. Nii, mu lemmik, Reit, ühe korra saab veel. Otsisin teda päris pikalt. Oi, see on hea. Ilusti üle kraavi, rahulikult. No effort. See läheb kotti. Selline see video sai siis. Nagu te ise ka nägite, ma arvan, siis paljud kettad panid mind imestama, kui hästi need lendasid. Et endal oli ka ikka suur jutt, kui hästi mõned lendasid. Et ootan huviga, mis kotti jõuab ja mis mitte. Kui te tahate näha, kuidas või mis jõuab, siis vaadake järgmisi videosid ja juba äkki siis näete, mis seal kotis uut leidub. Aga tore, et vaatasite ja et ikkagi tagasi tuleksite, siis teeme selle asja ka ära, et skämmi ei tee. Eelmises videos lubatud rüve läheb loosi ja võitja selgub nüüd. Palju õnne, Marek Kuuse, kui vaatad videot, siis kirjuta mulle, sest siis ikkagi selgub, kas oled tõsine fänn või mitte. Nii et kirjuta mulle ja saad enne kätte. Ja ega siin midagi ikka. Üldiselt tegelikult, mis ma öelda tahtsin, oli see, et tegelikult mu laditatud kott on suht koos. Et ma arvan, et siit midagi on päris raske nagu sinna midagi juurde leida. Ja veel probleemiseks teeb see asi selle, et kui mul praegult on juba üldiselt 30+ ketas kotis, talvel kindlasti vähem on, aga suvel 30+ on ja siis kus ma neid kettad veel mahutan on, et läheb veits kitsaks. Aga eks vaatame, millise ajad, millised mitte ja vaatame, mis elu toob ja järgmise korrani. Ja ärge unustage, pange subscribe ja pange komment ka, et mis kettad ma võiks veel proovida, mis mind imestama vajaks. Ma ei tea, kus ma need välja võlun, aga vaatame. Panen kõrva taha ja vaatame, mis soovitate. Nii et davai ja järgmises videos näeme.